Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teid on ootamas uus algus ja seda räägib mulle see narrikaart siin kõige esimesena. Narrikaart ütleb, et teid on ootamas ees uus algus, teil võtta tuleb kokku oma julgus ja astuda see esimene samm. Ja siis edasi läheb kõik juba ludinal. Siin on veel edasi tulevad 2 sauade kaarti, on sauade 9 ja sauade kuningas. No sauade 9 ütleb seda, et kui te veel ei ole oma eesmärgile jõudnud, mis iganes on teie see plaan olnud, siis teil on olemas selleks kõik isiksuse omadused, sitkus, visadus, jõud, pühendumine eesmärgile. Et isegi siis, kui te tahaksite praegu peatuda, siis te ei saa. Et te lihtsalt rühite eesmärgi poole ja sauade kuningas ütleb seda, et te võite väga palju head korda saata, kui te tuginete enda oskustele ja enda iseloomu omadustele, mis teil on. Et te olete väga osav ja kui te seda kõike oma tarkust nagu ära kasutate sinna eesmärgi poole rühkimisel, siis te jõuate sinna üsna peagi, et see lõpp või see eesmärk on nagu üsna lähedal, et teil tuleb pisut veel pingutada. Õnneks on teil selleks jõud olemas. Selle ülemise rea viimane kaart on täht ja tähekaart räägib seda, et seda, mida teie enda ümber külvate, see tuleb bumerangina teile tagasi. Et kui teie külvate headust, naeratate võõrale, teete komplimente, olete lahke, ma ei tea, aitate mõne vanainimese üle tee, et siis see tuleb teile nagu tagasi. Et külvake siis sellel nädalal seda, mida te tahate, et teile ka tuleks. Öeldakse ju, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Et võib-olla siis sellel nädalal tuleks sellest juhinduda. Siin all on nüüd mõõdukuse kaart ja siin on maailmakaart ja siin on mõõkade kuus. See mõõdukuse kaart koos maailmakaardiga ütleb mulle seda, et selle töö tegemisega ei tasuks sellel nädalal üle pingutada. Et tuleks olla mõõdukas, sest maailmakaart räägib seda, et teil on kõik töö juba tehtud. Te tegelikult võite puhata. Ja mõõkade kuus ütleb, et te võite niimoodi puhata, et te võite lausa reisile sõita. Et te võite lausa puhkuse võtta. Te olete tegelikult väga tublilt teinud tööd terve selle nädala. Nüüd oleks aeg olla selle töö ja puhkuse suhtes nagu mõõdukas, mitte tööga üle pingutada. Võib-olla teil ongi juba puhkuse reis planeeritud, et lähetegi nädala lõpus puhkusele või võtate mingi puhkuse reisi ette, teete lihtsalt mõne väljasõidu. Et kui teil veel ei ole ja kui teil see töö vähekenegi lubab, no siis mina küll soovitan, et sõitke kuhugi, minge perega, minge üksinda, nautige seda vaba aega. Puhake kõigest tööst ja kogu selle nädala pingetest ja võib-olla, et ongi nagu hea seal kuskil natukene eemalduda olukorrast, puhata, vaadata ringi, siis tulevad ka äkki sellised värskemad, targemad mõtted, et kui ei ole asja sees, et kõrvalt vaadates, siis võib-olla see uus algus, mis teil siin paistab, ma ei tea, kas see tuleb sellel nädalal. Ma ei tea sellepärast seda, et universumil ei ole aega.
Meie elame siin mingis ajas ja loeme minuteid ja tunde ja nädalaid ja päevi, siis universum teeb asju nii, nagu tema tahab. Kui tema on öelnud, et teil on uus algus tulemas, siis nii see on. Ja kui tema on öelnud, et teil on hea reisile minna ja tööga mõõdukas olla, siis nii see on. Ja kui tema on öelnud seda või teist või kolmandat, siis nii see on. Aga millal see kõik nüüd päriselt juhtub, kas see on juba juhtunud või juhtub järgmisel nädalal, ma ei oska seda öelda, sest ka mina ei näe seda aega, täpselt aega ei oska ma öelda. Aga ma tean, et kui need kaardid niimoodi on teile tulnud, siis nii see nädal või see teile ka kujuneb. Et olge siis mõõdukas oma nendes töö tegemises, et ärge üle pingutage. Ja teil on olemas kõik head isiksuse omadused, et midagi head korda saata. Külvake siis headust enda ümber, et see tuleks teile tagasi. Ja võimaluse korral võtke aeg maha ja minge reisile. Et mina soovin teile imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles like, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.